Täna räägime kinnisvarahindades Dubais ja millest koosneb kinnisvarahind. Näiteks paljud kliendid räägivad, et siin osta 600 kuni 700 000 eurost 70-ruudune korter kõige perspektiivsemas roonis mere ääres on kallis. Aga kas on tõesti nii kallis, nagu tundub? Esiteks, Tallinnas maksab sama palju näiteks korter Talsinkis. Aga kus on Eesti, kus on Dubai? Ja mis on selle korteri hinnas? Selle korteri hinnas on alati ka parkimiskoht. Eestis tuleb sellest maksta 20 kuni 30 000 eurot juurde. Teiseks, antud korteris on olemas ka sisse ehitatud garderoobid ning kööktehnikaga. See maksab juba Eestis jälle paarkümmend tuhat eurot, kui me räägime heast köögist. Te saate kõik selle kaasa, mis Maaera teile pakub. Siin on laguun, erarand, tenniseväljakud, bassein, spa, lasteväljakud. Kas Eestis on hinnas? Ei ole. Kolmandaks, üüri tootlus. Dubais jääb see 7 kuni 10% vahele. Täna on Eestis uusarendustes üüri tootlus 3, maksimum 4% miinus maksud. Perspektiiv. Dubais elab 4 miljonit inimest ning prognoositakse, et aastaks 2040 elab 8 miljonit inimest. Eestis on aga prognoos vastupidine, et pigem meie rahvastiku arv kahjuks väheneb ning välismaalased nagu soomlased ja rootslased pigem on täna Eestis oma investeeringuid müümas kui juurde ostmas, nii nagu näiteks 10 aastat tagasi või enne koroonat. Seega alati kõike ei saa ühe puuga võtta, et miski on kallis, miski on soodne. Alati tuleb teha turuanalüüs ning aru saada, millest see hind koosneb, nii miks sa tegelikult selle hinna sisse saad.